Aga kuidas sa sattusid või miks sa jäid soome keelte juurde? Ma saan aru, et sa et võib nagu katsetada, et sa proovid mõnda türgi keelt, indiaani keelt, soome keelt. Ei, mina ei ole selline, ma ei ole kollektsionäär. Ei, ma räägin katsetamisest just. Sest sa oled ju proovid ka romaani ja germaani ja slaavi. Ei ole katsetanud. Ei ole katsetanud. Selles mõttes ma olen väga nagu erinev inimene keelte suhtes kui sina. Ja kui paljud minu tudengitest tegelikult ainus keel, millega ma olen mänginud, see on vene keel. Kui ma olin 10-12. Uus tähestik, väga põnev. See oli lihtsalt mäng. Uureli keeled olid teadlik valik. Mida? Uureli keeled olid sinuks teadlik. Jaa, ma arvan, mis on minu jaoks, see on väga subjektiivne, oluline, mille pärast eesti keel on algusest peale ja aina rohkem väga omane, on see vabaduse tunne, mis eesti keel annab mulle. Ja ma arvan, et see ei ole keel keelena, vaid see on kõik, mis selle keelega seotud on. Sõbrad, kus sa elad? Ma mõtlen isegi seda väga konkreetselt. Kui ma ütlen vahel, mul on kergem rääkida eesti keeles kui prantsuse keeles. See on absurdne. Põhimõtteliselt prantsuse keeles ma räägin paremini kui eesti keel. Siin ei ole mingit kahtlust. Miks on mul meeldivam rääkida eesti keelt kui prantsuse keel? Sellepärast, et prantsuse keelega kaasnevad igasugused kohustused. Kui ma räägin prantsuse keelt, ma pean kinni pidama kõikide nende suhtlusreeglitega, mis prantsuse keelega käivad. Ja need on palju. Eesti keelega neid on väga vähe. Selles mõttes nagu sotsiaalsed normid või? Sotsiaalsed normid. Tahan ma vaikida, ma vaikin. Olen väsinud, ei ole mingit probleemi. Aga prantsuse keeles on vaikimine ebaviisakas. On vaikimine ebaviisakas. Kohe inimesed küsivad, mis sul on? Mis viga?